Süüne on siin. Tervist! Ma natuke loen paberi pealt maha, et kirjanikud nagu tavaliselt kirjutavad ja siis räägivad, et pähe ei mahu korraga. Aga kõigepealt ma tahan kõiki väga tänada, kes on siia tulnud. On tohutult hea meel, et inimesi on siin nii palju ja väga suured tänud LHV Pangale, kes on selle ürituse meil siin täna püsti pannud ja andnud kogu meie ettevõtmisele siis väikse dopingusüsti. Eestis on kuulda sinna taha, ma ei tea, kuidas see mikrofon on. Et Eestis on televisiooni tegemiseks vaja kahte asja, entusiasmi ja ressurssi. Entusiasmi meil on, tuleb juurde ja ressurssi õnneks on ka seni veel jagunud, aga seda just nimelt siis me saame kusagilt mujalt. Ja Eesti kapital ja Eesti kultuur, eks ole, kes neid suudaks lahuta. Lisaks kinole on, kino näitamisele on meie tänase banketi põhjus ka siis Süvahava raamat, mis tuli täna hommikul trükikojast kirjastuselt Varrak. Selle ala pealkiri on Esimene suvi, väikse vihjega, et siis tuleb kunagi ka teine suvi ja võib-olla veel edasi. See on siis romaan. Ma ise kirjutasin selle ja võttes osaliselt aluseks esimese hooaja stsenaariumi. Ma pean ütlema, et väga mõnus oli selle stsenaariumi järgi kirjutada. Ma ei tea, kus te saite seokse stsenaariumi. Igal juhul täna saab seda raamatut osta. Ja saab osta soodushinna eest. See tähendab siis teile kõigile soodushinna eest, mitte vastupidi. Raamat pajatab siis enamasti sellest, mida me eelmine aasta nägime televisioonis, aga ka sellest, mis jäi kaamera silma taha. Ja natuke on seal ka siis seda, mida keegi, kaasa arvatud mina, eelmisel aastal üldse veel ei teadnud. Nende tegelaste ajaloogude ja püüduste kohta. Eestis ilmub iga nädal mitukümmend raamatut ja ma vist peaks nüüd rääkima, et miks see raamat nüüd on nii eriline. Teate, ega justkui ei olegi. Aga me ei ole tahtnud Süvahavaga lahata mitte mingisuguseid sotsiaalseid probleeme või urgitseda psühholoogilises realismis. Ainus, mida me vist tahtsime teha, on kutsuda üles poole rohkem meelt lahutama, lõõgastuma, puhkama ja põnevust tundma. See on väga südantsoojendav, et esimese hooajaga kogunes Süvahavale nii palju fänne. Facebookis on need üle 3000 ja siinkohal kõigile nendele minu poolt sügav kummardus, kes te olete meid aidanud ja innustanud ja toetanud seda asja edasi tegema. Süvahava on olnud minu jaoks väga oluline projekt. Minu jaoks algas see sellest, et ma tahtsin kirjutada ühe põneva suveloo, panna sinna sisse enda suve ja maa mälestusi. Eestis on teate nii palju seriaale, mille tegevus toimub kõik kusagil linnas, kontorites, tänavatel. Samas on Eestimaa suvi on nii ilus ja Eestimaal on nii palju tohutult põnevaid, huvitavaid rahvalegende, jutte, folkloori, et miks mitte panna need kõik siis ühte seriaali ja iga lugu saab tavaliselt parem, kui sinna mingisugune saladus sisse solgutada. Nii et me tahtsime teha ühe sellise loo, kus see saladus kogu aeg muutub, areneb, muutub suuremaks ja saladuse taga on uued saladused ja aegupidi hakkab kooruma üks sajandite taha ulatuv lugu. Ja kas seda uskuda või mitte või kuidas seda võtta. Selle kohta ma ütlen, et mul on väga hea meel muuseas, et Süvahava kummitava maja fenomen ja selgeltnägijad ja vaimude väljaajajad, keda me seal kõik näitame, näiks olevat inspireerinud ühte teist Eesti telekanalit tõsielu seriaali tegemisel. Mis oli natukene minu jaoks üllatav, sest meie teeme nagu meelelahutust ja ei kipu üldse väitma, et see kõik on päriselt. Pigem vastupidi tähendab, sellised asju ei ole olemas päriselt. Süvahava ei ole dokumentaalfilm. Ja vabandust, ma lihtsalt pidin seda ütlema, et võib-olla on hea meelde tuletada, et
kõik inimeste ettekujutused ja nägemused, mida kiputakse meil tõsielu sarjadega näitama, seda alati ei ole. Ent niisiis ma tõesti veel kord tahan väga tänada kõiki näitlejaid, kõiki filmitegijaid, kes selle asja võimalikuks tegid. Ja tänases osas mul õnnestus, mida me siin varsti näeme, mul õnnestus endal teoks teha üks ammune unistus olla koos harrastusnäitlejana ühes stseenis Eesti teatri elava legendiga Hans Kaldojaga. See oli tõesti vabustav ja tore tunne. Ja show businessi üks peamisi reegleid on see, et tuleb alati audients panna tahtma rohkem, nii et ma praegu rohkem ise ei räägi, mul siin see kõrvus panen natuke kumisema ka selle, et tuleb panna alati tahtma rohkem, ma ei tea, panganduses vist kehtib sama põhimõte, et ikka rohkem tuleb tahta ja saada. Aga igatahes ma soovin teile kõigile väga põnevat õhtut, lahutage hästi meelt ja veel kord kõigile väga suur aitäh tulemast. Aitäh!